Ilus kevadine tervitus kanalilt Südamesõnumid kõigile neile, kes seda videot vaatama juhtuvad. Käes on maikuu. Ma arvan, et hästi paljude lemmikkuu. Üks ilus, no ta ikka ongi üks väga-väga ilus aeg. Ja praegu on juba ju mai lõpp ja kõik õitseb, kõik õunapuud. Kohe-kohe on sirelid täies õies. Ja kõik see õitsemisjada käib kiiresti. Täna juba nägin ühes kohas suurt baasitäit piibelehti. Minu jaoks on piibelehed justkui selle eriliselt ilusa ja värske kevadise aja nagu isegi lõpp natukene. Et see suurem õitsemine hakkab juba, ei hakka veel ühele poole saama, seda ikka on. Aga nii väga tahtsin seda videot teha, tundsin kohe süda kripeldab. No kohe kripeldab mitmel päeval ja ikka jälle ei jõua ja nii palju tegemist, aga nii tahaks ju. Ja siis kui ma mõtlesin, et süda kripeldab, sealt nagu tekkisid sellised mõtted, et mismoodi kõik nagu, mida südamele kõike omistatakse. Üks asi on ju see, et me kõik teame, et see süda on meie sees üks väga oluline organ, pump, mis ajabki seda elu meie sees ringi, tänu millele me üldse elada saame, selline lihas, võimas, tugev, sünnist surmani peab meid elus hoidma. Aga südame kohta on ju nii palju erinevaid ütlemisi ja südamele omistatakse ju tohutult palju, no muidugi eelkõige, et kõik ju teavad, et armastust me tunneme südames. Südames tunneme armastust. Päriselt ma ei tea, kui seda teaduslikult uuritakse, kus tegelikult mingisugused impulsid või mis asjad need tekivad või kuidas seda nimetatakse ja teaduslikult lahti seletatakse. Ma arvan, et päriselt ikka ei olegi see võimalik, küllap lihtsalt midagi. Aga südame kohta on ju tõesti, süda armastab, süda vihkab, süda tunneb kergust, süda võib olla nii kerge, süda võib olla nii raske. Või siis, kui midagi ongi raskust ja me räägime selle ära, et saab südame pealt ära ja süda, me võime nii hirmul olla, et süda on nagu külm hirmust. Et nii ilus või vahva ütlus on, et mul on midagi kardame, et mul on süda saapas ääres. Siis on veel südamesõber, keegi, kes on nii hea sõber, et meie südamed on siis omavahel sõbrad, jah, südamesõber. Midagi väga palju ühist peab siis meis olema. Ja südamega ongi ikka jälle kaks nagu natukene vastandlikku asja. Muidugi on nad ka tihti käivad koos, see mõistus ja süda, aga ma mõtlengi, et vahel midagi vaadates või mõnda inimest või olukorda, kui me vaatame seda südamega või me vaatame mõistusega, sellest lähtuvalt me võime üsna erinevad hinnangud nendele asjadele anda. Ükskõik, kui võtta mingi selline, keegi on varastanud, teeme veel sellised, varastas üks laps. See on halb, kõik mõistusega kasvatamatu, mis kõik me paneme ritta, mis on valesti, kes on süüdi, mis kõik mõistus võib ütelda. Ja kui me teeme sealt midagi muud, kui me hakkame seda, kui me lihtsalt ei mõista hukka, vaid püüame mõista, siis sealt argneb võib-olla hoopis teistsugune lugu, milline kodu, kuidas see laps üldse, kus ta peab hakkama saama, missugune on tema elu. Või ükskõik, vaatama mõnda eluheidikut tänaval. Mis me mõistusega, mis hinnangud me talle anname, me tihti ka tahame, et iga inimene peab oma eluga hakkama saama ja kõigil on ju käed ja jalad ja tee tööd ja ole ja ela. Aga ma arvan, et enamjaolt on need just sellised katkiste südametega inimesed ja kui üks laps on katki läinud mingis õrnas eas, siis on ikka hästi raske sellistel inimestel terveks saada. Kõik need hinnangud, mis sellistele inimestele antakse ja tõepoolest ka ükskõik mingi joodik ja hästi kerge on nagu hukka mõista, hästi raske on mõista ja ega me ei jõuagi ju kõiki mõista ja kõikide lugusid mõista ja lõpuks ega ikka ennast aidata saab ikka eelkõige inimene ise, et keegi võib temast hoolitseda ja teha, aga kui inimene nagu seesmiselt ei suuda sellega kõigega toime tulla ja sealt maalt edasi minna, ega keegi teine seda aidata ka ei saa.
need on kõik need rasked asjad elus on ikka meil endal läbiminemiseks. Sellega peab ikka täiesti üksinda hakkama saama. Ja üldse kõigega. Kas või sedagi, kui tekivad ka sellised romantilised suhted ja tunded ja armastus ja kui tihti või minu meelest minu ajal küll see nii oli, et kõik nagu otsisid kedagi, kes teda õnnelikuks teeb, et vot see inimene, tema teeb mu õnnelikuks, kui meie oleme nüüd koos, siis me oleme kõik väga õnnelikud ja me nagu ootame, et ta täidab meie sees mingid tühimikud, midagi, mida meil ei ole. Me juba nagu algusest peale lähme midagi kerjama või midagi otsima. Et selles mõttes see ütlus, et ikkagi me ainult ise saame ennast nagu õnnelikuks teha ja armastusega täita. See on ikka selline inimeseks kasvamise töö ja vaat kui kaks sellist inimest saavad kokku, kes on nagu mõlemal juba olemas see enesearmastus ja nad on nagu täidetud ja nad teavad, et nad saavad alati ka üksinda hakkama. Kui need inimesed saavad kokku, siis on see kindlasti see tõeliselt ja imeline ja täiuslik, aga täiuslikkust on siin maailmas väga vähe. Täiuslikkust on vähe, me kõnnime sinnapoole ja oleme teekonnal ja kogeme ja elame läbi ja mõned asjad lähevad hästi, mõned halvasti. See ongi inimese elu siin maal, mis ikka. Aga jaa, et me ei tohiks nii väga klammerduda kellegi külge. Aga armastuse tunne muidugi on küll. See on ju nii ilus, kui seda tunned, et sellest ilusamat ei olegi ja elu ongi armastus ja armastades, elades, armastades laiemalt ka kõike muud, mitte ainult romantilist suhet silmas pidades, siis see annab kindlasti elule mõtte ja see ongi päris elu, ma arvan. Selline jutuajamine tuli. Aga millest ma tegelikult rääkida tahtsin korraks? Ma tahtsin rääkida, mulle äkki meenus üks aastate tagune lugu, päris lugu, see oli kuskil. Ma ei hakka ütlema, kus või mismoodi, aga see jäi mulle tohutult meelde, see on võib-olla 15 aastat tagasi, võib-olla isegi 20. Oli kuidagi niimoodi, et äkki tuli ettepanek meil nagu töö juurde, et saata laste joonistusi, laste pilte naistevanglasse naistepäevaks või emadepäevaks, vist emadepäev oli siis ikkagi jälle au seesse tõstnud, et nendele naistele, kes on seal ja niisugune. Mu meelest oli see nagu, ma äkki mõtlesin, et kes see inimene nagu oli, kes selle peale tuli ja selle ettepaneku tegi, et see on ju täpselt see, et ainult headusega saab nagu kõik, miks need naised, kes sinna satub, kes, mis põhjusel, jälle kui kerge on mõista hukka ja kui raske on nagu mõista. Ja ma tean, et mina ei jõudnud oma suud veel lahti teha, nagu öelda, et ma olin nagu väga päri ja mulle tundus, et jaa, kõik see piitsutamine ja karistamine, kõik inimesed ju teavad, et ega see eriti paremaks kedagi ei tee ega ei muuda. Jõhkrus ja kõik need koledad asjad seda sama kasvatavad ja tugevdavad ja purustavad ja lõhuvad inimesi. Ja milline nagu vastupanu sellel oli, ma nii mäletan neid sõnu, et sellistele lasted olid ahiglas või sinna vanglasse mingid, mis inimesed seal on ja nüüd peaks mingid siin puhtad siirad lapsed, see mõisteti nii hukka, see oli konkreetne ei, mitte iialgi mingid inimjätised vanglas olevad inimesed ja nüüd lastetöid ja see mul kogu aeg meeles ja siis ma mõtlesingi, et jah, et nii kaua, kui inimesed enamus nagu niimoodi mõtlevad ja on hästi niisugusele hukkamõistule orienteeritud, ega siis midagi paremaks ei lähe ka. Et tegelikult jah, head lapsed ka saavad vitsata ja armastus võib ikka mägesid nihutada ja kõik see selline. Aga üks asi, mille pärast ma seda videot ka ikkagi väga teha tahtsin, oli see, et ma mõtlesin, et see maikuu saabki otsa ja ma ei jõuagi ühtegi videot teha ja ei jõua ühtegi luuletust kevadest lugeda ja et siis ma mõtlesingi, et ma teen selle siis ikkagi nüüd ära. Aga jutt oli vist jälle nii pikk. Ühe ma valisin siit välja oma luulelehelt Külaliste tuba, ühe väga ilusa maikuu, see on viimane maihommik siis 3031, jah. On üks selline kirjutatud 2 aastat tagasi 31. mail. Ja kõlab see nii. Tehku see nüüd kõikidele südametele pai.
eelmine jutt vist ei teinud. Aga see on elu. Viimane mai hommik sel aastal, värske ja noor. Sirelid on täies ilus ja lõhnavad nii, et linnud laulavad kella 3 alates, nii et kaskede südajad lehed lõhnavad, on nii õrnad ja veatud. Mõtlen neist endale rohelise pärja pähe. Lasen päeva paabusilmal sinna maanduda ja astun kõige kaunimasse maikuu päeva. Kõik õied ja ilusad inimesed, keda kohtan, kujutlen pärjale. Kõik head sõnad ja naeratused. Õhtul siis imetlen kogutut. Vaatan seda ilusat päeva, kõiki neid õisi ja inimesi, sõnu ja naeratusi. Ja siis panen maikuu viimase päeva pärja oma südamesse, kõikide teiste ilusate päevapärgade juurde. Ja lisatud on veel see nii-öelda ilmavaatlus. On olnud erakordselt kuumad nädalad. Õnneks on viimastel päevadel olnud äikest ja sadanud. Õhk on saanud õhurikkamaks ja jänune maa juua. Meri on juba ujutav ja inimesed, kes päikest ei pelga, on täiesti suvepruunid. Natukene vist praegusest ajast eespool väga raske oli lugeda ilma prillideta, ma unustasin need ära. Ja üks luuletus, ka paari aasta tagune, see on siis päris maikuu algusest. See kõlab nii. Volbriöö maagia päiksesse hajus. Lõkkesuits maaga silmitsi vajus. Mai hommik magusalt sirutab end. See võib nüüd alata, valguse lend. Lehekuu lehvitab rohelist saba. Sellele järgnemas õitsemisjada. Kollased, sinised, roosad ja lillad. Kauneimad nendest siiski on sillad. Maikuus on maagiat, mahlakat elu. Ja tõesti just see mahlakas ja imeilus elu ja kõik see maagia just praegu toimubki selles hetkes. Oleme ja elame. Aga juurde on kirjutatud veel, on kevadpüha, volbripäev, kuid kõige tähtsam neist siiski minu tütre sünnipäev. On nii ilus hommik. Kuldnokad sebivad pesakastide vahet, toonekurk tiirutab sujuvalt ja madalalt. Kõige arvukamalt on õuemurul linavästrike. Lindude koori on siginanud vähemalt üks uus hääl, laulab ilusti ja õige viisiga, kuid arvalt. Eile nägin ma esimest sinitiiba, kõige ilusama värviga liblikat, keda siin mail kohata võib. Ja sinitiibad meeldivad mulle väga sinise värviga on. Sinine värv on üldse minu värv. Ma tean, et see on juba lapsepõlvest saadik niimoodi olnud. Et emagi ütles, et kuhugi poodi näiteks läksime ja tohtis valida, mida valida, said patsikumme või näiteks patsi neid linte. Ja siis ema lubas, et sa võid ise endale valida, siis ma valisin alati sinised. Ja siis ema vahel võttis teisi värvi ka juurde, nii et täitsa sinine värv. Kui ma loen ühe luuletuse veel, selle, mis ma eile kirjutasin, see ei olegi luuletus, on selline mõtisklus, see ei tulnud mitte kõige ilusama ega armsama ega toredama tunde pealt, aga ta tuli ja ta tahtis välja kirjutamist. Mideks? Aga ikka. Algab nii. Jälle üks luuletus. Või pigem siiski selline mõtisklus. Järeljätmatu. Trügib ja tahab sündida. Tõsine sõnum. Pigistab, teeb kurvaks, võtab jõu. Ma vajaksin nõu, kristallset tõde, sellist, mis iga nurga alt oleks sama selge. Ma olen julge ja suudan taluda. Ma olen targem ja julgen paluda. Oskan kuulata vastust. Näen läbi hämu ja tean, kõik pole nii, kui näib. Kõik pole ilus, kõik pole aus. On pimedus ja valgus, hea ja halb. Manipulatsioonid. Ma ei taha neid näha. Ma ei taha uskuda, aga nii on. Kiitus, mis pole midagi väärt, arg, kes kaabib su säärt, mõttetu mulin, tühi paljas näivus, tühi. Nüüd on see öeldud, sündis üks tõdemus, peidan ta siia.
Mind ei saa see viia valele teele või tühjale rajale, õõnsasse ilusse, tühipaljasse näivusse. Mis on selles kütkestavat? Kuidas see võtab ja matab endasse? Kuidas saab nii valesti vaadata? Aga jaa, see pole minu maa, see pole minu luba. Las see jääb. Ja las see jääbki. Alati on selliseid asju ja kedagi muuta pole meil luba ja seda ei tahagi. Keegi ei tea, et nii nagu meie tahaksime kedagi muuta, et see on siis see kõige õigem viis muutuda. Mulle tundus, et see tänane video mulle endale väga ei meeldi. See oli selline, nagu tegin ta tegemise pärast ära, aga nüüd on ta tehtud ja süda on rahul. Kas on rahul? Kas mu süda on rahul? Ma tunnen, et midagi kripeldab. Ma pean tegema midagi teistmoodi, kuidagi natukene midagi muutma vist. Aga nüüd vahepeal ma mõtlengi sellele. Aga kõikidele teile soovin hästi ilusat kevade jätku. Kevad, see kestab ju jaanipäevani. Ja on kohe varsti see jaanipäev ka siin. Et ükskõik, mis mõtted või kuidas see süda tunneb, on ta saapas ääres või pigistab või laulab õnnest ja lendab ja on nii kerge ja ta peab meile alati armas olema. Kõik tunded tuleb lõpuni tunda. Või kuidas me seda südant küll hoidma peame? Üks asi on kindel, üks kõige parem südameravim, millest mitte midagi paremat pole, on naer ja nali, huumorimeel. See aitab, et tõesti inimesed kõigest läbi ja vot nüüd tuleb mulle alles võib-olla. Ma tahan just meenutada praegu ja mõelda, kui tänulik ma olen kõikidele oma tuttavatele sõpradele, kellega on saanud koos veeta sellist aega, et me oleme koos, on mingi seltskond ja lihtsalt tekib selline sünergia, kus kõigil on nii tohutult hea olla, kuidas selline vaimukas tekst, vaimukas seltskond, kuidas nali sünnib naljast, ta lihtsalt tuleb ja niimoodi võib olla poolde hommikusse. Ja ma arvan, olgu jumal tänatud, et mul on olnud selliseid tuttavaid, on praegu ka võib-olla natuke vähem, saab naerda ja niimoodi koos olla. Aga pärast sellist kokkusaamist, kui me kõik ka lahti läheme, ma olen kindel, et siis me oleme kõik tervenenud, me oleme kõik oma südamehaavad parandanud, see on kõikidele haavadele palsam, see mõnus naer, mõnus koos olemine, vot seda ma soovingi teile. Et sellisel ilusal ajal käiakse ikka rohkem külas ja saadakse kokku ja ollakse, et olge siis hästi kuidagi eelarvamuste vabad ja avatud ja oleme kõik, mina ka, eelkõige mina. Et saaks selline, et see rõõm ja nali saaks meid üles leida, see teebki selle südame alati puhtaks ja kergeks ja õigeks selliseks, nagu ta olema peab. Naervu, nalja. Aga selle video pealkirjaks ma panen ikkagi, et mu süda on saapas ääres, sest see on lihtsalt nii tore kujund. Mul praegu sellist vahvamat kujundit meelde ei tulnud, aga olgu, naerame. Ja võtame asju nii kergelt, kui saab. Nagunii kõike kergelt võtta ei saa, aga võtame nii kergelt, kui saab. Järgmise korrani.